Pildi mahu vähendamine veebipõhiste vahenditega. Üks võimalus, kuidas pildi mahtu vähendada, oli siis programm GIMP, aga ma tegelikult ise kasutan mahu vähendamiseks veebipõhiseid vahendeid. Põhjuseks ehk kasutajamugavuse lihtsus. Ja I Love Image on üks mu lemmikutest. Ma saan siin Resize Image ka pildi mõõtmeid vähendada, aga praegult kasutan siis Compress Image ehk siis pildi mahu vähendamise võimalust. Kui valin Compress Image, siis saan siia lisada ka palju pilte korraga. GIMP-i puhul oli mul neid vaja siis ükshaaval teha. Valin praegult selle sama pildi, mida kasutasin ka GIMP-i puhul, ehk siis võtan selle, mis oli 680 kilo ehk see kvaliteediga 100, mõõtmetega 1000x1000 ja proovin siis selle pildi teha mahult väiksemaks. Valin Compress Image, natuke toimetamist ja ta tegi mul ta 78,22 ehk 89% väiksemaks. Panen talle nimeks siis I Love Image ja save. Enne kui leidsin I Love Image valiku, kasutasin ma palju aastaid Optimizillat, mis nüüd on muutunud imagecompressor.com võimaluseks. Ja siia ma saan korraga üles laadida 20 faili. Esialgu proovin seda sama pilti üles laadida, ehk siis seesama, mis mul oli siis kvaliteediga 100. Ja tema pakib ta 84% väiksemaks. Aga image kompressori eeliseks on see, et ma tegelikult näen siin originaali ja ma näen seda mahult väiksemaks tehtud pilti. Ehk siis, kui ma seda liugurit siin vähendan, panen ta näiteks siin 72 peale. Ja ma visuaalselt näen, et kui palju see kvaliteet kehvemaks läheb. Iseenesest ei midagi hullu, aga nagu näha, on ta nüüd 94% juba väiksem. Kui ma tõmban ta siin näiteks siin 12 peale, siis on näha, et kvaliteet on läinud käest ära, et värve on natuke liiga palju kokku pakitud. Aga tõmban ta siin 72 peale tagasi. Ütlen apply ja 94% väiksem. Kui ma teen download peal kliki, siis lähen ühe pildi alla. Kui mul oleks neid pilte palju, siis oleks selleks download all. Praegult valin siis download ja panen temale siis nimeks Optimizilla. Vahepeal olen kasutanud veel ühte valikut ja selleks on TinyPNG. Solidaarsusest selle tarkvara vastu näitan ka selle võimaluse ära, kuigi ma ei ole nüüd seda programmi juba mõnda aega kasutanud. Jällegi laadisin pildi ülesse ja download. 88% tegi ta siis seda pilti mahult väiksemaks. Tema oli siis TinyPNG. Nii ja tõehetk võrdleme pilte. Ehk siis GIMP-iga oli 87 kilo, I Love Image programmiga tuli 78,2 ehk siis maht on veel väiksem. Optimizillaga tuli 42,7 ehk siis maht on veel väiksem ja TinyPNG-ga 83,1. Ja võrdleme. See oli siis GIMP-i oma, see on I Love Image, see on Optimizilla ja see on TinyPNG. Ehk siis silm ei märka vahet, küll aga on pilt mahult väiksemaks tehtud. Vali, missugune tarkvara sulle endal kõige rohkem meeldib ja kasuta seda.